Järgnevalt võtame vaatluse alla instrumentide ühendamise arvutiga. Kui teil on arvutisse installeeritud GarageBand, siis ma oletan juba, et teie arvutiks on Mac ja vastavalt siis kas sülearvuti või siis lauaarvuti. Ja mul on siin näitena toodud 13-tolline, 15-tolline, 17-tolline MacBook Pro. Ja 13-tollise näite puhul on siis esiteks võimalik kasutada GarageBandi puhul ära arvutisse sisseehitatud kõlareid ja sisseehitatud mikrofoni. Nii et esimesel katsetamisel ja proovimisel sellest täiesti piisab. Nüüd, kui minna professionaalsemaks, siis võite loomulikult ühendada arvuti külge kõrvaklapid, juba kuulete heli palju paremini, ning on võimalik ka ümber lülitada mikrofoni ja kõrvaklapi helikaardi seadistustes. Nüüd, kui teil on veidi kallim Mac, siis või ka vähem kompaktsem seetõttu, siis te saate korraga ühendada nii mikrofoni kui kõrvaklapid. Ja kui tahate minna veelgi edasi oma heli tegemisel, siis võiksite klaviatuuri nii-öelda juurde lisada ka MIDI klaviatuuri. Ja MIDI klaviatuur näeb välja selline ning üldiselt klaviatuurid ühendatakse, nagu kõik teised MIDI kontrollerid, ühendatakse arvutiga USB kaabli kaudu. Nii et üldjuhul on siin siis näiteks selline USB port ning see USB kaabel, millega siis ühendatakse, näeb välja selline. Üldiselt MIDI klaviatuuri ostes tuleb see kaabel ka kaasa ja see nii-öelda installeerimisplaat. Suhteliselt kiiresti ja kergesti hakkab see klaviatuur, MIDI klaviatuur, klaver ka arvutiga tööle. Nüüd järgmine asi, mille peale võib-olla kindlasti mõelda, on väline helikaart. Ja väline helikaart võib olla siis ühendatud arvuti külge Firewire kaabli kaudu, siin on Firewire 800 kaabel või siis USB. Nii et USB on suhteliselt standardne selline võimalus mitmete erinevate seadmete ja instrumentide ühendamiseks. Nüüd, kui teil on ühendatud väline helikaart, siis te saate väga palju lisasid. Nimelt näiteks MIDI lisad, kui te siin nägite ka MIDI klaviatuuri puhul, et on olemas MIDI nii-öelda väljund, siis antud juhul on võimalik võtta kaabel, ühendada hoopis mitte USB kaabli kaudu MIDI klaver arvuti külge või hoopis MIDI kaabli kaudu. Ja vanadel seadmetel ongi tegelikult ainult MIDI väljund näiteks olemas, nii et USB-d ei olegi. Nii et selles mõttes, kui teil on korralik helikaart, siis te saate ka vanemaid süntesaatorid, vanemaid siis klaviatuure ühendada siis helikaardiga. Nüüd MIDI väljundist läheb siis MIDI sisendisse see kaabel ja MIDI kaabel näeb välja siis selline. See on siis 5 otsa, 5 väikest üks pulka sees ja maandus. Nüüd on võimalik ka lisada siia kindlasti helikaarti ka mikrofon. Mikrofoniks võib olla siis mingisugune kondensaatormikrofon või dünaamiline mikrofon. Ütleme, et siis selline näeb välja näiteks akustilise kitarri lindistamiseks mõeldud mikrofon ning see mikrofon siis asetatakse sellise kaabliga kitarri kohale ja pärast seda siis see mikrofoni jookseb siis nii-öelda monona, sellise otsikuna siia nii-öelda sisendisse. Nii et üks ots on tal selline suur ots ja teine ots on tal siis nii-öelda kitarri lähedal selle mikrofonina. Nüüd loomulikult saab ka ühendada siia elektrikitarri või siis paremini öeldes elektrikitarril on selline otsik, ehk siis tavaliselt on see 6,5 millimeetrit nii-öelda otsik ja ka antud juhul on see üldiselt mono ja kui teil on kitarr, siis see monootsik tuleb kitarrist välja ning läheb siis teie helikaarti. Ja helikaarti üldiselt siis seadistatakse GarageBandi programmis vastavalt siis GarageBand Preferences ja siin on siis mitte General, vaid Audio MIDI ja siis saab valida millise võimaluse te valite heli sisendiks, ehk siis built-in output on siis sisse ehitatud nii-öelda
väljund ja Quad Capture on siis antud juhul minul siin helikaart. Et kui me vaatame siis antud juhul, kas ma valin selle heliväljundiks või ma valin heliväljundiks hoopis siin nendest nii-öelda monitoridesse viivad 6,5 tollised otsad. Ja üldiselt siis helikaardi juurde tuleks võtta siis samamoodi ka korralikud monitorkõlarid, et te kuuleksite võimalikult autentset nii-öelda kõla. Aga loomulikult võib osta ka natuke kallimad kõrvaklapid, ka nendest piisab. Ja kõrvaklappide ühendamiseks on siis siin koht olemas välisel helikaardil. Nüüd GarageBandi seadete juures, võtame selle seadete nupu uuesti lahti või koha või akna, on võimalik ka valida audio input ehk siis audio sisend variandid. Kindlasti süsteemi settings ütleb siis seda, et te saate valida seda sisendit, mis süsteem on siis pakkunud teile all ja loomulikult te saate ka siin valida erinevaid teisi kanaleid. Ja see ongi põhiline, mida te saate sättida ümber ja proovida, kui teil näiteks GarageBand mingil põhjusel heli ei tee või see heli tuleb näiteks valest kohast välja, kui teil on ka näiteks arvutisse nii-öelda installeeritud mitu helikaarti.